Klauki, tšau. Merike ja numbrite keel. Nagu näete, ma olen teises kohas. Te ei kujuta ette, kui huvitav. Ma nüüd ei tea, mis siit tulemas on muidugi, sest minu jutustega me oleme nüüd üle pika aja jälle siin, kus me olime enne, kus me kogu aeg olime, kus me kogu aeg oleme alustanud kõike seda YouTube'i maailma ja teiega numbrite jagamist. Ja teate, kui kummaline. Vot siis, kui ma käisin iga päev mitu korda tüdrukutega metsas, siis on see lugu, et siin enam ei käi neid radu, nii nagu mina käisin või meie käisime. Mitte see, et ma olen parem kui teine, aga natuke kurb isegi. No vaadake, metsarada siin justkui on keegi käinud ja meie memm kadus täiega ära, nii et ma võin memme praegu kinni panema. Näete siin ja ta mu peale mitu korda juba solvunud, nüüd ta on kinni. Jõhker lihtsalt, mis siin on 1,5 kuud eemal olnud ja kõik on nii teistmoodi. Okei, aga vaatame, mis siit videost täna välja tuleb. Sest kõik on nii muutunud. Sellega seoses mul tuleb meelde, et täiesti hoopis teine lugu. Ma tahtsin hoopis teiste asjadega siia sisse sõita täna teile, aga on kuidas on. Ma isegi salaja räägin, et ma kedagi ei segaks. Kellelegi vahele ei jääks. Täitsa lõpp ikka, vaadake. Kõik teerajad on nagu lihtsalt käimata. Siis on nii, mis ma ikka oskan ütelda. Natuke kahju isegi. Sest 1,5 kuuga nii palju on muutunud. Uskumatu. Ma ei saa praegu üle ega ümber. Okei. Kui te olete käinud oma koduradadel, ütleme siis niimoodi, nii nagu see pole saladus, et ma olen Tudulinnast pärit või ma lähen juulikuus Tudulinna, ma kohe natukene, ma tegelikult olen nii erutatud, ootan seda, siis vaadake, siis kõik on nii teistmoodi, eks ju. Et mitte et see, et meie nüüd teistmoodi oleme, aga justkui teised on teistmoodi. Ja nii ta lihtsalt ongi. Okei, ma lõpetan heietamise. On praegu tegelikult nii segaduses, et mul oleks kõik täiesti lahti, mis ma tahtsin teiega jagada. Vaatame siis, kas siia metsa tuleb keegi. Mäletate küll neid metsarõutuskäiku, kui äkitselt äkki lõpetasin ära ja nüüd ma olen natuke memme pärast mures. Sest tal on ikka navigaator täiega sassis praegu siin, kus me oleme. Absoluutselt sassis. Ma võtan siit väikse teise teere. Kõik on kokku kasvanud. Kui kahju. Kõik meie teerajad on kinni kasvanud, sellepärast, et siin ei käi keegi. All right. No võt sina, kes on täitsa esimest korda siia nüüd juhtusid tulema ja nüüd kuuled, kuidas me siin hala mingit juttu, siis see on numeroloogia kanal, kuhu sa tulid. Üldjuhul ma olen hästi siin lõpus, räägin lahedatest asjadest, aga vaata, see ongi hästi lõbus. Memm raiub praegu täiega teeraja sisse. Pean kinni hoidma, et ära ei kaoks. Täna oli nii põnev hommik, nii nagu kõik hommikud on mul hästi põnevad, täna oli erakordselt huvitav. Vastasin paljudele meilidele. Oi, kuidas on mõtted ühes kohast teise. Nagu te aru saate, lennukid on ju ka siin nüüd, eks ju. Kohe vaatan, kas me saame lennuki kinni. Aitäh, sest niikuinii mu jutt ei kostu. Vaatame. Nii. Ja ma ostsin küll need mikrofonid ja värgid-särgid, need on mul kuskil seal, kus nad nüüd on. Nii, teemadeks oli siis täna, mis ma mõtlesin, räägin teile kaksikutest, sest seda on nii palju tulnud ette. Vot kaksikutega on sellised asjad. Et nagu ma ikka ütlen, meil on miinus- ja plusspooled. Mul kadus isegi kõrvaklapi see karbikene ära siia rohu sisse, sain kätte. Ma ei saa ikka veel üle. Nii, kaksikutega siis see lugu. Jah, nad ongi erinevad. Ja mille pärast? Sellepärast, et üks võtab selle nõksu, selle miinuspoole või on oma arengufaasis natukene maas. Ja seal juba siis ma ütleksin, et oleks vaja siis seda astroloogilist lähenemist. Astroloogia siis vaadatakse juba neid minuteid, sekundeid ja kõike muid asju. Numeroloogia siis on see, et selline, mina lähenen siis sünnipäeva kuu ja aasta baasil sinna sisse ja siis vaatan neid asju. Ja siis loomulikult on kaksikutel ka need karma õppetunnid, mida ma vaatan
ja suguvõsa õppetunnid, need kõik tulevad tegelikult kaksikutele samasugused, aga vot sealt tuleb nagu väga hästi välja, kes on siis kus pool. Ja noh, siis on siiagi selge vaata, kas tasub jantida või ei tasu jantida. Vot, see oli nagu üks asi, mida ma mõtlesin, jagan teile. Ma ei tea, võib-olla liiga vähe ütlesin nüüd selle kohta, aga teate, kes väga soovib, siis võtke lihtsalt minuga ühendust ja vaatame juba konkreetselt numbritesse, ega seda üleüldist infot ongi natuke keeruline täpselt ütelda. Hästi palju mõjutusi on, samamoodi on näiteks see, et kui sa vaatad neid numbreid ja siis on see, et sinu isiklik sünniaasta. Nii, me saame jälle valida, kas me läheme siis plussi poole peale või miinuspoole peale. Pluss ei tähenda seda, et see on nüüd täiuslikkus on ja see on vau. Aga see on see, kuhu poole võiks pürgida. Mina vähemalt teen niimoodi. Seepärast, et nüüd numeroloogina tagantjärgi, kui ma olen analüüsinud oma aastaid, siis uskuge mind ikkagi päris selline mukikaka olukord on olnud. Ja siis ma sain aru, et ma läksin ikka väga miinusesse. Esiteks juba hakkab ju kõik sellega, et sa lähed oma sünnikaardi nende numbrite osas miinusesse. Sa teed asju, mida tegelikult, mis viib sind põhja poole. Sa ei saa sellest arugi ja see oleks nagu A-joo, millest teada saada. Ja siis see sinu isiklik aasta. Vot, siis see on nagu järgmine selline bueno. Vaadake ilus kuusepoiss. Nii. Mäletate, ma olen siin metsas, mis laamutatakse ära mingi aeg. Üsna selgelt nüüd vist äkki kas aasta pärast seda metsa enam ei ole. Ma küll ütlesin, ma vist ei tule siia metsa kunagi, aga need tulen ikka. Järgmine lennuk tuleb. Kohe tuleb reklaamipaus. Ja. Huvitav, siiamaani nüüd ei olnud lennukeid ja nüüd, kui ma tulen metsa, siis tulevad lennukid. Aga see ütleb vist hästi suur lennuk. Vaatame, kui me saame ta kätte ka kuidagi, ma näitan teile. Müüe pekki. Ma ei tea, tundub suur. Teie, kes te olete pikemat aega kanalil, siis te teate, mis siin toimub, on ju. Juba mõned teavad ka, kus kohas ma nüüd olen, nii et väga hea. Pange ka kaarti kokku. Ja Rossi on nii õnnelik. Jee, Rossi, jee! Kõik on nii hästi. Nii, ja siis tuleme selle asja juurde veel tagasi. Ma ütlesin, et hästi hüplik jutt on, nii et kui sul aega ei ole kuulata, ära kuula. Tee midagi sellist targemat, aga kui sa mu mulinat jaksad ära kuulata sealt taustaks, siis see ka on päris fine. Et mul tuli meelde, et Mini ütles, et kukeseeni peaks olema. Näete, mõte juba kadus, jah? Vaatan need kukeseene kohad, kus kukekad peaksid olema. Vaat ütelge, kas teil on juba kukekad väljas või? Ei näe praegu. Siis, oota, mis ma tahtsin ütelda? Nüüd selle 28. juuni on meil vestlusõhtu tulemas. Fienta kaudu saab siis sinna ligipääsu. Ja siis seal me räägimegi isiklikust aastast ja siis see, et saate ka tagantjärgi siis analüüsida. Ma muidugi aitan ka, kes küsib seal, siis aitan ja vaata ühe inimese küsimus, võib-olla ka teise inimese küsimus. Ja noh, nagu ma ütlesin alguses, et neid salvestusi ma ei saada teile, aga nüüd ikkagi elu näitab, et ma saadan ikka teile neid salvestusi ka. Aga teate, tulge kohale, seepärast, et see, mis seal kohal nagu olles toimub, on ikka see Ameerika, ma ütlen. Ma olen peale seda ikka nii täiega eufoorias. Ja osad on küsinud ka, et miks ma enam live ei ole teinud. Teate sellepärast, et kuidagi nii kiireks on elu läinud. Mitte selleks, et ma nagu ei taha. Ma tahan väga. Ja eks siis vaata, kas ma annan kindlasti teada laivide suhtes ka. Vot sa võid siia ka kommenteerida. Ma isegi mõtlesin, et nüüd laivi kas teeks Facebookis või teeks näiteks YouTube'is. Vaatame. Ja selleks päevaks vist arvatavasti peaks olema pühapäev. Siis kõik on seal kodudes maha rahunud. Tegelikult praegu on nii suur see... jaanipäev on, jaani nädalavahetus on ju tulemas, on ju. Mina seda ei tähista, aga ma arvan, et mitte see nädalavahetus, võib-olla järgmine nädalavahetus siis. Ootega, mis siis on? Siis ongi 28 juba. No ei mängi välja. Vaatame. Nüüd ma arvutan teiega siin, on ju. Okei, 28 on see vestlusõhtu. Siis 29 on selline, ma ei taha ka ütelda, et see on koolitus, kursus, ma isegi ei tea, mis see on. Nii nagu praegu energiatöötajad, et kõik ütlevad, et see on mingi ruum. Ma teen ka siis ruumi. Et kus ma räägin siis 3 eelmiste elude arvutamisest, kuidas te selle kokku saate arvutada. Lennuk tuleb jälle. Ja. Ootab lennuk ära, siis ma räägin edasi. No ma näitan teile ka vahepeal.
noh, täitsa nitšivo oli. Nii, siis eelmistest eludest, arvutame seal siis 3 eelmist elu teil ja selle aluseks siis võtame selle edukuse koodi. See on kõige lihtsam, kui sa ei tea oma edukuse koodi, siis kodulehel numbritekeel.ee pealehel alla, kui scrollid, siis sealt sa saad edukuse koodi. Ja osad on öelnud, et kohe, kui esimese raksuga nagu arvutab, siis justkui nagu ei tule õige. Tehke siis vähemalt 3 katset. Just, et me käisime eile läbi ja vaatasime, see arvutab ikka väga õigesti. Aga see, et ta trükib seal mingeid valesid asju, eks ta on ka tehtud ju mingi programmiga, nii et andke armu. Ja just eile tuli nii hea tagasiside, et esimese raksuga tuli täiesti vale, et mis mul on siis edukuse kood, siis ma kirjutasin talle ja siis ta ütles, teise raksuga saingi kohe. No vot, et seal taga ei ole inimene, seal taga on mingi süsteem, mida ma ei tea, mis süsteem see on. Minu kodulehe haljas hoiab neid asju Mirel nimeks. Ja, nii et. Ja selle eelmiste eludega on siis see lugu, et kui sina oled enda sünnikaardi nüüd võtnud isiklikku, siis sa saad sealt väga isiklikud need eelmiste elude kogemused. Sealt muidugi, see pole lihtsalt niisama, et sa saad teada, et kuule, ma olin kuningas. See ruum, see koolitus, ma ei tea, mis asi see on, aga ühesõnaga seal siis ma annan ka iga numbri puhul seda, et mida sa pead siin elus siis teistmoodi tegema, siis see on see poeno või point. Teate, kui kihvt on siin metsas olla, ma ütlen. Ma tulin teiega rääkima, siis samamoodi kogu aeg silmad ainult vilguvad, et isse, kuidas see mets on muutunud. Minu jalajälgi ei ole siin olnud 1,5 kuud vähemalt. Ja, ma tean, mu elude number on 8, tahaks kõike kontrollida, no ei taha. Kuigi tahan küll aeg-ajalt, vägagi. Aga ma tean, et see on mu suur miinus, kui ma lähen kontrollimisse, siis ma pean sealt kohe tippa-tappa välja tulema. Sest siis, kui me oleme miinuses, siis me tõmbame ligi ka miinusenergiat. See tähendab seda, et tulevad igasugused kontaktid eelmiste inimestega, no ütleme siis niimoodi, kellega sa võib-olla enam ei taha kontakti saada ja siis nad tulevad sellepärast, et sa oled väga tugevas miinuses. Mina ütlen siis seda kuradi keeriseks. Ma ei oska paremini ütelda, minu meelest on see väga hea pirunkelka, on soome keeles siis. Kuradi kelk äkki või? Võtke, kuidas tahate. Aga eelmiste elude kogemus, see annab ju ka sealt selles mõttes väga hästi sulle tead, memm tahab sealt alt minna. Vaadake, memm on harjunud alt minema, aga ta nüüd mul ketis, et ta ära ei üksiks. Nüüd me jäime kinni. Välja tulema, lähme siit. Siis oot. Ja eelmiste elude teadmisega te saate seda teada, mida te tegema peate selle teadmisega ja siis te saate sealt need trigerdused välja, et miks sa niimoodi teed ja nii edasi. Aga kui sul on sellega väga kiire, siis ma soovitan võtta sul sünnikaardi. Vot, siis sealt saad teada ja siis eelmiste eludega seoses on see vaimsus, sest hästi tugevalt tuleb sealt sinu vaimsus ja siis plussid-miinused välja, et vaadake, kui on need kirjalikud paketid, siis sealt te saate selle edukuse koodi boonuseks ja siis te saate selle vaimsus on siis selle 3 nurga nimi. Saate need eelmiste elude kogemused ka kätte. Ma pean kogu aeg vaatama, et meil külalisi metsas ei oleks. Seal, kus ma nüüd elan, seal ei ole külalisi, seal pole üldse kedagi. Seal isegi väga üksik auto sõidab mööda. See on ikka nii naljakas, ma ikka olen täiega vana jumala selja taga seal. Vaat, isegi mees käib poes, sellepärast, et ma ei ole eriti selline poeloom. Siis kui mees läheb poodi, siis mina tegelen tavaliselt teiega. Vot, või siis lihtsalt olen teiega. Alright, nii. Siis üks hästi huvitav teema vastasin ka sulle. Nime ei ütle, küll sa tunned ennast ära. Vähemalt sa väitsid niimoodi, et sa kuulad minu jutukesi autos. Said aru. Teate, minul on ettevõtja taust. Ma olen ettevõtja olnud ja ma arvan, et üldse kokku niimoodi arvutades peab vahepeal mööda vaatama, sellepärast, et ma vaatan, et meil külalisi ei ole. See on ikkagi see mets, kus siin on palju inimesi aeg-ajalt. Ehk siis ettevõtja taust on 20 aastat kindlasti ja seda siis Eestis olin mingi hetk, aga siis siin on pikemat aega ja siin ma olen tööandja olnud ka. Maksimum oli äkki mul 25 inimest. See oli culmination. Ja peale seda tuligi mu isiklik aasta number 8, kes teab, see teab.
seal on siis see, et kas käsi kullas või käsi mullas või perse mullas või ma ei tea, kuidas selle kohta öeldakse. Ühesõnaga, minul tuli siis, see oli üsna hiljuti, 3 aastat tagasi või 4 aastat tagasi nüüd juba, siis see läks sinna mulla poole. Sellega andis siis mulle universum märku, et see, kus ma praegu liigun, on täiega vale suund. See lükkas mind numeroloogiasse, siis numeroloogias ma sain aru, mis minu hinge missioon on ja see ei ole absoluutselt mitte ettevõtja missioon sellisel kujul, nagu ma olin, eks ju. Ettevõtja küll, ma olen praegu ka ettevõtja, aga hoopis teisel kujul. Näete, siin peaks olema kukeseeni. Vot siin tavaliselt on väga palju kukekaid. Nüüd neid ei ole. Nii. Ma tahan teiega veel lobiseda, me lähme tagasi. Ma ei näe, mis selle ees on. Nii, lähme lobiseme teiega veel natukene. Nii, ettevõtjana siis teate, mis mina tagasiulatuvalt hakkasin mõtlema. Kui mina olin ettevõtja, ei tea, Rossi tuleb vast. Ettevõtja siis see, mida tagasiulatuvalt ma mõtlesin, et oi, kui hea mul oleks olnud teada siis näiteks iseloomusid. Aga ma proovisin kogu aeg alati tunnetada, aga see tunnetus oli väga vale. Siis mu sellised Prima töötajad, kes 2 tükki olid nüüd viimasel ajal. Ja mul on Prima töötajaid olnud vist üldse kokku äkki 4 või kogu selle aja jooksul, mis ma Soomes olen olnud ettevõtja. Ja siis nad alati ütlevad, et Merike, su see sisetunne ikka valetab sulle vahepeal ikka täiega. No mõtlesin, et jaa, ma tean, sain aru. Ja siis ma sain ka aru, et teate, ma pean kuhugi toetuma, aga sinna viis ju ikkagi minu isiklik aasta number 8, kui mul läks ikka täiega kõik kokku. Ja see numeroloogia tegelikult selle abil te saate väga hästi teada esiteks. Vaadata numbreid siis, mis inimesega tegu on. Nüüd tuul tuleb tagant. Viskab korvu, ei näe kaamerasse üldse. Et mis inimesega tegu on. Nii, teiseks see, mida ma vaataksin kohe, on siis see, et teie sobivus oma vahel. Siis tegelikult ma hakkaksin sealt pihta arvatavasti. Ma praegu puusa pealt täitsa virutan. Et ma vaataksin sinu ettevõtte sünnipäevakuud ja aastat ja siis sinu sünnipäevakuud ja aastat. Siis vaataksin, kuidas teie üldse sünkate. Siis ma vaataksin seda ettevõtte. Üks klient käis mul, teate, nii huvitav oli. Tal oli 2 ettevõtet. Jälle, kui sa ennast ära tunned, siis ma nime niikuinii ei ütle. 2 ettevõtet ja ta tahtis teada, millise ettevõttega ta edasi peaks minema. Vot. Ja kui sa kuuled nüüd seda, siis sa võib-olla mäletad, kui ma neid analüüsisin, neid 2 ettevõtet, siis ühel hetkel ma lihtsalt täiega, ütleme sõna otsas mõttes, kuna ma olen hästi emotsionaalne, hakkasin ma nutma. Isegi ütlesin kliendile ka, et ma väga vabandan, aga mul tuli praegu täiega tunne üles, et ma lihtsalt nägin oma teisikut. Siis ettevõte oli see loomulikult, aga ma nägin oma teisikut ja tema sünnipäevakuu ja aasta olid teised. Aga meil läks lõpuosa täiega kokku ja ma ei tea, mis sünkroonsus mul tekkis. Ja ma ütlesin kliendile ka, et ma olen täielikult täis mingisuguseid külmavärinaid, mis ma aru olen saanud. Mul on ka mingid teatud kanalid lahti läinud, et ma ütlesin, et see on õige asi, et võta see. Ja siis me koos jõudsimegi nii kaugele, et ikka tema on juba tunnetanud, et ta peab sellega jätkama. Ehk siis arvatavasti ettevõttest peaks alustama sellega, kui sa oled ettevõtte omanik, siis me võtame selle sinu ettevõtte päevakuu ja aasta, siis ma vaatan, analüüsin teid omavahel ja seal teate, see läheb nii pikaks, nii suureks. Näiteks oli hästi hea idee kinkida näiteks ettevõttele või ettevõtjale. Vaata, kas ma siit saaks edasi. Eile selline kingipakett või selline, kus siis on töötajaid, ma ei tea, kui palju töötajaid peaks siis olema, see on väga pikk analüüs iseenesest. Võtame kõige olulisemad asjad sealt välja, ma ei pea kõikidele sünnikaarti tegema, aga pigem ikkagi lähtuvalt sellest, et sina ettevõtjana, sinu ettevõte ja sinu töötajad saaks iga töötaja kohta ta tugevused, nõrkused ja siis muidugi teate kokku liites näiteks see, et sinu sünni daatumid, siis sinu ettevõtte sünnidaatumid ja siis ka sinu töötaja sünnidaatumid. Ütleme siis ainult sünnipäevadest piisab ka päev. Mina olen 16 päeva sündinud on ju ja teie siis, mis te seal olete. Kokku liite ja vaadata, mis sünkroonsus sealt tuleb, mis on plussid, miinused. Ütleme, kui on 20 töötajat on ju, see on täitsa tehtav.
selline suurem pakett ja ma arvan, et selle paketi hinda ma ei saagi üldse panna, et mis see on, kirjuta lihtsalt mulle konkreetselt. Teed sa siis kingituseks endale selle oma ettevõttele, võib-olla sul on partner, seal on vaja saada aru seda juba vaadata, mida see inimene sinul seal teeb. Seda ütled sina siis mulle pärast, vaadake, lennuk jälle tuleb. Kas te näete? Kus ta tuleb? Lambid on peal. Ma ei näegi. Aha. Ja, mõte läks ka kohe. Ärge arvake, et kõik peas on. Noh, saate aru küll. Peab kokku arvutama ja siis näeb. Ja siis see, et kui teil on näiteks ühes kabinetis seal mingi 3-4 inimest koos, siis on vaja sealt juba vaadata ka, kui on 4 inimest, siis kokku liita, vaadata, mis sünkroonsus tuleb. Ma tõin teile ühe näite, ma võin selle näite praegu siia jutti kohe ära tuua, kui sa nüüd oled esimest korda siin ja sa mitte essugi aru ei saa, siis on see minu ja minu elukaaslane. Meil on sünnipäevad kokku liites 2. Ideaalne, väga hea. No muidugi on 2 mehe saagi ka seal vahepeal, aga siis ma ikka naeran Eesti versus Soome, on ju, mu elukaaslane soomlane. Noh, Eesti võidab. Ma olen lipu kõrgel, ärge muretsege. Tegelikult on selles suhtes nii naljakas, meil ei ole oluline, kes võidab, aga see, et ma näen neid numbreid ja ma tean nii hästi, kus kohas on, vähemalt ma arvan, et hästi. Ma teen ka vigu. Kus kohas mina pean lihtsalt mokka maas hoidma, lihtsalt ära minema, eemalduma, seepärast, et kõik, mis minu ümber toimub, on ju minu enda tekitatud siia maailma, ma ei saa süüdistada teist inimest, vaid lihtsalt ma tean, kus kohas mina väga tugevalt miinusesse lähen. Varem ma ei teadnud seda. Varem ma olin rohkem süüdistamises. Nüüd ma olen rohkem selles, et ma saan aru. Nii, siis oota, miks ma seda toon näiteks? Vot. Ja siis meile tuli üks lähisugulane, kes on siis tema lähisugulane. Ja saate aru, imetore inimene, kõik on nagu väga hästi selle inimesega ja meil on nii palju arusaamatusi. Pigem see, et nagu tohutult trigerdavad mingid asjad. Kui ma mõtlesin, meil on mitu kohtumist ja siis numeroloogiline, ega ma alati numbrid ei kasuta. Mingi hetk ma mõtlesin, ei, see ei saa niimoodi edasi minna, mis värk siin on nagu. Liitsin kokku ja saate aru, meil tuli 4. Siis ma ütlesin endale, nüüd on kõik arusaadav. Mina sain ju sellest aru, järelikult mina eemaldun. Sest see on ju kõik minu ellu tulnud, ehk siis mina pean tegema selle sammu, on ju. Ma ei saa süüdistada teisi ja nemad kokku liites tuleb 6 ja mina oma elukaaslasega tuleb kokku 2. Ja siis, kui meie kokku liidame kõik, 3 tuleb 4. Ehk siis vaadake, elukaaslane ja tema kokku liites 6 ka väga hea liit. Ja nii oligi, selles suhtes, et ma tihtipeale tegime mingeid asju koos, siis ma läksin ära. No mitte üldse nagu ära, aga lihtsalt eemaldasin, tegin oma asju. Et siis, kui nagu hästi väike 4-ga ongi see lugu, peab olema lühiajaline projekt. Kui te liidate ainult sünnipäevad kokku, lühiajaline projekt, see tähendab seda, et teete midagi ära laiali. Selles, kui hästi pikalt koos olla ja sa ei tea, millal see ära lõpeb, siis seal tekib pinge. Vot. Väga loodan, et meil kedagi ees ei ole. Ma lähen siit. Ja vot. Ja vaadake, kui teil nüüd tekkis selline tunne, et te tahate seda teha, siis pigem kirjutage isiklikult mulle, ükskõik kuhu te kirjutate numbrite keele kaudu, siis see niikuinii jõuab minuni. Kõik need meilid jõuavad minuni, aga on see selline konkreetselt minule suunatud, on siis merike@numbritekeel.ee. Või isegi kui te teete seal vannas tahtis numbritekeel@gmail.com, see jõuab ka minuni, kõik jõuavad minuni. Et paneme pead kokku vaatama, seepärast, et ma ei saa panna sinna nagu ühtset paketti arvatavasti. Okei, lähme siit. Liisu sikutab sinna. Aga see, mis ma mõtlesin veel, üks asi, ma panen sinna ka teenusesse, meil nüüd tuleb, asutades teate, nüüd tuleb mingi 4 teenust arvatavasti juurde. Kui läheb pea sassi, läheb, küsige juurde. Seepärast, et nüüd on küsimusi hästi palju juurde tulnud ja kui te küsite, kuidas ma jõuan, ärge muretsege, küll ma jõuan. Seepärast, et ega neid nii palju ka ei tule ja väga palju on mul delegeeritud asju, selliseid asju, mida mina panen paketi kokku, aga ilusas versioonis panevad siis mu abilised. Need on mu kõige lähedasemad inimesed. Jah, midagi perest välja ei lähe. Võt, nii ongi. Merell on ka juba pereliige.
et sa teaksid, Mirel, kui kuulad. Vaat tuli väljas sisse, ongi meie oma. ja nali naljaks. Ehk siis, kui te vaatate kodulehte, numbrite keel ja mõtlete, et tahaksite ka sellist, seal saab hästi palju ise värve ja asju valida, siis Mirel on selle asja taga, küsi minu käest, mina ütlen, viin teid kokku. Nii, mis ma tahtsin ütelda? Tuleb selline üks kombo ka. Ei, ma tahtsin hoopis seda ütelda, et kuna ma põhimõtteliselt elan Kesk-Soomes ja kui te mõtlete või soovite sellist asja, et nagu oma ettevõttele näiteks teha mingisugust üritust ja ma hea meelega tulen sinna vestlema, rääkima, ma olen väga tänulik, kui see on võimalik Zoomi keskkonnas. Muidugi mulle väga meeldiks olla kohal, aga ma arvan, et ma selliseid hästi kohale tulekuid nüüd tihedalt ei tee ja suvel niikuinii ei tee. Või siis on see niimoodi, et ma koondan need kõik kuidagi nagu ühte kohta ja tuleb selline metsik olemine Eestis siis. Et see on ka võimalik, aga see tähendab hästi palju koondamist nagu selles suhtes päevade peale. Aga Zoomi teel kõik on võimalik. Ja see on jällegi vaja siis kirjutada mulle ja siis lepime kokku. Ma panen selle teenusena ka eraldi üles. Seepärast, et kõik ju sõltub, kas on 3 tundi, 4 tundi, 5 tundi, 6 tundi. Kas mingite pausidega või on teil näiteks 2 päeva. Võib-olla tahate teha üldse sellise kursuse versioonis, kus ma olen võib-olla 3 korda seal osalen. Võtan inimesi eraldi. Ma teen hea meelega neid asju. Siis teate, mul tekkis täitsa lampi üks mõte. Kes te vaatasite seda Kati Torimi videot? Oi, kuidas meil läks põnevaks Katiga, täitsa mega põnevaks ja ma mõtlesin sellist asja. Sina, kes sa nüüd kuulad siin? Esiteks muidugi see, et kas sul kukeseened on metsas üleval juba? Hullult tahaks teada, meil ei ole. Vot, kus sa mind vaatad? Sa oled juba 26 minutit mind vaadanud. Kus sa vaatad ja nii kaua jaksid mind ära vaadata? Ja vaadake, mul läks juba mõte meelest ära, mis ma öelda tahtsin. Jeesus, küll kui kiiresti läheb mõte mujale. See on see ATH vorm, on ju, mis on väga terve. No, mõte läks ära. Ja, tuli tagasi. Ja teate vist, selle Kati Torimi podcastiga tuli mul selline isu, soov, sina, naine, mees, ükskõik kes, soo poolest, sootu, siis sul on mingi taust, sa võiksid olla seal, ma ei tea, mis vanus ja siis vali endale vanus. Natuke kreisiks läks praegu, ma muutusin üle meelikuks. Siis ma vaatan, memdab kogu aeg koju minna, aga ta ei saa, sest on kinni. Siis kas sa oleksid nõus, et ma analüüsin sind avalikult? Selles suhtes mitte nüüd nii isiklikuks me seal ei lähe, et seal hakkame väga lahkama, aga mingid teatud asjad lepime kokku. See tähendab avalikult selles osas, et kui sul on elus juhtunud mingisugused olukorrad, siis ma numbritega saaksin vaadata, arvutada sinu isiklikke aastaid ja me võiksime analüüsida seda täitsa avalikult niimoodi. Ma ütlen näiteks, et näed, siis sul oli aasta see, mis sul sinna sisse mahtus või sina ütled mulle näiteks seda, et tead, mul oli siis ikka täiesti crazy aeg. Minu elus on need asjad kõik olnud crazy'd ajad, hullud ajad, ise koomas, ise kadunud ja kõik asju on sisse mahtunud. Nii et mul on ka kirjutatud selliseid kirju, et mis sul viga, sul on elu nagu lill. Teate, kõigil meil on elu nagu lill. Et see, mis kõik meie elus on enne olnud, see on kõik meie enda tellitud siia. Et ärgem jonnige. Ja. Aga see ei ole nüüd sellele, ma ei tea, kellele see nüüd adresseeritud oli. Ma arvan, et väga tihti peale vaadatakse inimesi ja mõeldakse, et mis sinul viga vaata. Ja. Siis kirjuta mulle. Ja siis ma analüüsin sind hea meelega, aga ma tahaks avalikult seda teha. See tähendab seda, et see tuleb siia siis numbrite keele videotesse. Alguses, tähendab, ütleme niimoodi, kui me hakkame seda tegema, siis see salvestus lähe otse eetrisse. Me oleme siis sinuga teeme selle video ära ja kui see tundub, et läheb nagu nii crazy'lt isiklikuks, aga natukene nagu tahaks avaldada ka. Avaldama peab niikuinii. See on üks kriteerium. Sa saad palju informatsiooni ka ja kui on midagi, mida ma ikkagi ei taha eetrisse panna, ma teen peale seda siis natukene sulle veel sellist isiklikku asja ka. Siis on ka klubilisus, siis ma panen klubilistele ja kui sina näiteks nüüd sooviksid seda väga ja mõtled, et 4000 vaatajat, ei, ma kindlasti ei taha, et aga nüüd meil on klubilistena on seal ka kuskil 190. Võt, siis kirjuta, et klubilistel olen nõus.
noh, vaadake näiteks seesama Ene lugu, kes te olete nüüd klubilised. me Enega tegime selle ära ja teate, ma üldse ei mõelnud selle peale, et seda võiks avaldada. Ja mingi hetk, kuna Ene on nii värvikas, Ene Viin on ta nimi, nii värvikas naine, ja ma tahtsin lihtsalt näidata, kuidas inimesel on nii palju andeid ja meis kõigis on andeid, uskuge. Ja ma ütlesin Ene, et kuidas oleks, kui paneks selle klubilistele üles ja teate, see oleks kõige parimaid kingitusi. Muidugi ma räägin hästi otse, nii nagu te näete siis seal ka, et ma räägin otse. Ja nii lihtsalt ongi, kuna ma Enet natukene tunnen, siis see oli veel lihtsam, aga teate teie, keda ma ei tunne ka, kes te olete mul olnud videokohtumisanalüüsides, küll te olete aru saanud, et ma räägin suht otse. Ja ma mõtlesin, et see on üks minu hingemissioon rääkida otse ilma maskita, aga noh, alguses ma olin ikkagi natukene, pabistasin on ju, et kes olen mina, et ma rääkida saaksin niimoodi, aga eks ma ka kogu aeg kasvatan koort. Ja nii ongi. Võt, nüüd ma olen, kuulge, 31 minutit teiega siin juba jahvatanud. Ma näitan memme, kes on täiega närvis. Tema. No, väga vihane. Ja ta ei saa sittagi aru, kus on kodu. Sest ta navigaator on väga sassis. Võt, nii ongi. Mina tean, kus on kodu. Nukitsamehe filmis oli, teate, see laul. See, kus on kodu. Jah. See oli siis, kui see Iti ja Kusti, nendel oli see vist ilus koht, vaata, kus maasikaid oli palju. Ja siis ma mäletan, ma alati nutsin selle peale. See oli nii kurb. Nukitsamees oli minu jaoks üldse üks väga hirmus film lapsepõlves. Kurb film ja see veel süvendas mulle veel rohkem seda kodutuse tunnet. Sellist nagu kurbus, sest ma olen hästi empaatiline inimene ja uskuge mind, see numeroloogia on tegelikult teinud mu kõvemaks. Sest teie, kes te seal halate ka oma numbreid ja siis teil on ikka niimoodi suhtes ja naamoodi suhetes ja siis teil on töökaaslastega sellised asjad. Kõik asjad, kõik olukorrad me kutsume ise oma ellu. See tuleb sünnikaardist välja. Siin on vaja lihtsalt täiega panna see raamat kinni. See raamat, mis elu sa oled enne elanud. Ma olen kõik seda ise teinud oma nahal. Ja võtta see teine lehekülg ja hakata plussi poolega seda elu nüüd alustama nagu täiesti uuelt lehelt. Mitte, et see minevik justkui nagu ei oleks, aga sinna halama kinni jääda ei ole mõtet. Kõik on võimalik. Ja eriti teie, kelle teil on hingemissioon selline väga võimas, 2 hästi võimsat missiooni, saate aru, lihtsalt ma ei saa aru, kuidas inimesed ei saa sellest aru. On näiteks, kui teil on hingemissioonis 5, 10, 15, ta võib olla teistpidi ka, võib-olla 10, 5, 15 või siis 15, 10, 5, vahet ei ole. Siis on selline numbrite kombinatsioon nagu 9, 9, 18, 18, 9, 9, võib-olla 9, 18, 9, kõik sellised asjad ka. Hingemissiooni, see on see, mille pärast teie hing siia on tulnud. Ja te ei tee neid asju, mida te kas olete kirjalikust saanud või te olete suuliselt minust saanud. Ma saan aru, aeg ei ole veel küps võib-olla, te peate veel vitse saama. Ehk siis see, teate, see aeg hakkab tekkima numeroloogiliselt seal 35 pluss, kus te hakkate lihtsalt vägisi seda atra seadma. Lennuk tuleb segama praegu. Kurja. Jah, elu sunnib teid seda tegema. Nüüd ma lähen laiali, ma näitan teile seda lennukit ja siis lähen laiali. Vahvat päeva teile. Ciao.